piirid. Meil on kõikides nendes vestlustes, mida me oleme Ateenaga pidanud, jookseb alati läbi üks ja sama teema, on isiklikud piirid ja piiride paika panemine nii endale kui ka teistele, nende ületamine ja mis kõik sellega kaasneb. Sellest tahaks täna rääkida. Piirid elu teema on ju? On, jaa. Ma olen pannud tähele, et ma ei tea, kas see on eestlaste teema või on see ülemaailmne suur probleem, et igal juhul inimestel on keeruline piire paika panna. See tundub nagu liiga julm tihtilugu. Eks seal mängivad meie need mustrid omalikult. Aga huvitav, et miks see nii on? Ja kuidas sul on? Kas sul on lihtne näiteks oma perekonnaga piire paika panna? Tegelikult tuleb küll välja, et ma olen aja jooksul õppinud seda tegema lihtsalt. Et kuidas ma aru saan sellest, missugused on mu piirid või üldse, et ennast väljendada jah või ei või öelda midagi, siis see indikaator on see, et midagi ajab mind närvi, mul on halb tunne, et või keegi ütleb mulle mingis olukorras, siis ma ütlen, et kuule, et ei, see ei ole okei, et sa võiksid öelda nii ja nii ja nii või ma vajan seda ja seda. Et ma arvan, et perekond on kõige suurem õpetaja olnud tegelikult. Et ma elan oma perekonnale üsna lähedal ja suhtlen selle tõttu oma perekonnaga rohkem ja see on väga suur õpetaja olnud. Et kui ma aja jooksul olen koju tulles midagi on mind närvi ajanud, midagi protsessi, midagi käib tuli ja see ja siis nagu saan aru, et okei, tegelikult ajas mind närvi see või teine asi ja ma ei öelnud midagi. Et siis ma olen õppinud selle kaudu, nende olukordade kaudu, et ennast väljendada ja ma olen hakanud seda tegema. Et tõesti väga tugevalt. Et pere on väga hea õpetaja. Et siis need mustrid, milles ma muidu olen olnud lapsest saati võib-olla või millega ma olen nõustunud või kuidas asjad on või kuidas on kombeks perekonnas ja lihtsalt nagu hägused piirid ja nagu on igasugune kõike on, eks ju, et siis hästi suured õpetajad. Ma saan kohe nagu elulisi näiteid tuua ka, et kus need piirid võivad nagu suguvõsas või perekonnas ületatud olla, on näiteks, minu kogemusel on see, et mina olen inimene, kellele võib kogu oma frustratsiooni välja lasta või emotsiooni. See ei pea olema minuga seotud, aga et mulle võib, sest et mul on see lõputu nagu võimekus seda hoida ja mingi toita ja kaitsta. Aga võib ju olla niiviisi, et esiteks ma ei jõua, tegelega ise oma asjaga, eks ju. Esiteks ja okei, ükskord juhtub see, aga kui üks ja sama teema on nagu kord ja siis ükskord paned paika, et nüüd on kõik, et kui sa oma elu siit edasi ei muuda, siis mina seda vingumist näiteks kuulata ei soovi. Sellised variandid. Tegelikult seda on nii sõbrannadega, seda on selles paari suhtes on ju suguvõsas perekonnas tööl. Töö juures, ma ütlen samamoodi. Täiega olemas on ju. Et ja kunagi ma räägingi sellest, et kui ühesõnaga, kui keegi emotsionaalselt valab oma teemasid sulle alati peale ja sa oled nendega lähedalt suhtes ka, mitte terapeut ja klient on ju, siis tahes-tahtmata see puudutab sind suure tõenäosusega, kuna see on sinu nagu teiste lähedaste inimestega näiteks seotud ja mina ei julgenud pikka aega piiri paika panna, vaid ma nagu kantsin neid lugusid ja neid teemasid, on ju. Et lasid ja lasid, sa mõtled selles mõttes. Jaa, aga fakt on ju see, et teised ei teadnud, et nemad on minu piiri ületanud, on ju. Sest nad on ju eri inimesed, kes vinguvad mulle näiteks või kes just nimelt kasutavad mind nagu sellena ära, sest et see on nagu loomulik, aga lihtsalt see mass hakkab siis mõjutama ükskord ja tegelikult see oli päris huvitav. Kuskil aastast 2017 hakkasin ma alles piire panema muide. Et see ei olegi nagu nii, ütleme, et see on natukene nagu uuem asi. Mul on ka võib-olla 5 aastat või nii. Ja mul oli nii halb tunne. Esiteks mul oli halb tunne, et kuna mul endal oli keeruline periood ja mu füüsis oli nagu täiesti läbi ja väsinud on ju, pluss siis veel need panevad oma lugusid peale intriige, mida nad võiksid oma vahel siis lahendada ausalt öeldes. Siis ma hullult pikalt keesin ja mõtlesin pikalt ja siis ütlesin, et nii, nüüd on niiviisi,
et ainult positiivsed uudised, palun. Ja näiteks, et ma ei saa praegu seda võtta, et see kõik tõmbab mind nii alla, mul on endalgi nagu keeruline olla, on ju. Ja siis öeldi mulle, no aga siis ei olegi millestki rääkida ju. Siis ma mõtlesin, no küll on elu ausalt öeldes, on ju. Aga mõne aja pärast saadi aru, et okei, tegelikult sai küll. Ja siis sain nagu ainult positiivseid uudiseid ja nüüd on näiteks nii, et ma pean ise küsima, kuule, aga noh, kuidas tegelikult on. Et ma ei tea, kuidas teisel inimesel tegelikult tunne on ju. Aga minul oli hästi vale tunne, et ma astusin sellest rollist välja, kus siis võib valangut nagu mulle teha. Absoluutselt. Ja muidugi selles mõttes, mis see on suguvõsa, perekond, sõbrad. Jah. No see on huvitav, et see dünaamika on, et vaata, kui on meie dünaamika, et sina muudku valad, eks ju, ja mina muudku võtan selle endasse, ja siis ma ju nõustun sellega. Aga kui ma lõpetan mingi mustri ära, ma väljendan seda, siis annab see võimaluse teisel ka, siis minuga teisiti käituda, oma mustrit muuta, võib-olla ta muudab mujal üldse ka oma mustrit, mida ainult minuga. Et see annab ju, noh, kui ma väljendan oma piiri, siis ma kingin endale ja kingin teisele ka võimaluse muutuda, on ju? Ja just on äge, et sa ütled, et see indikaator, et kui ma ise olen lasknud oma piiri ületada, on see, et mul on kehv tunne. Aga siis on ka näiteks, et mina olen ületanud Ateena piiri ühe korra. Ja ma sellel hetkel, kui ma seda ületasin, võib-olla ma olen rohkem, ma ei tea seda, ma ei tea, aga ma tean raudselt ükskord oli see aasta, läheb aasta 2023 sisse, on ju. Nii kui ma ütlesin, ma tundsin ennast halvasti, ma ütlesin pekki. Jah. Aga siis Ateena muidugi ta on nii emotsionaalselt intelligentne, et saatis nagu maailma kõige ilusama piiripaika panemise mulle, mille ma tõlgendasin, et kuule, hoia oma plõks kinni aeg-ajalt, on ju. Et selles mõttes see oli, ma nagu dešifreerisin oma keeldega, see nii ei öelnud üldse. Aga ma sain aru, vaata. Ja siis mul oli hea tunne, sellepärast, et sa aktsepteerisid mind, on ju, et sa nagu sa ei tõukanud eemale. Et sa said aru, et ma olin teinud vea, on ju. Et jaa, näiteks. Ma tahtsingi öelda seda, et see, kuidas, kui mina väljendan oma piiri ja sina näiteks saad aru sellest või tõesti kuuled, mis ma sulle ütlen, on ju, see sõltub sinu enda oskusest ju tegelikult või inimese enda oskusest kuulata teist ja mis ta tõesti ütleb. See tihtipeale, mida mina olen märganud on, et inimesed lähevad veel rohkem hakkavad plõksima, lähevad ärrituvad, lähevad närvi, on ju, nagu võtavad isiklikult, seal tekib nagu see segaduse moment, eks ju, aga nagu see, et okei, et ma kuulen sind, et see sõltub ikka väga palju inimesest ka, et see, mis sina räägid, on ideaalne, sest inimene, sa oled teadlik, et sa suudad kuulata, et okei, et vaatad iseenda piir, et okei, et võib-olla tõesti ma nii tegin, eks ju, ja sa saad nagu suhelda minuga või kommunikeerida seda, aga kõik ei suuda seda ju teha. See on teatud emotsionaalne intelligentsus, siis on ju. On küll, ja see selles mõttes, et meil on õigus oma piire paika panna ja kuidagi eesti keeles, kui ma ütlen piire paika panna, see tundub nagu nii karm asi, et selleks on, seda peab ikkagi hästi rahulikust, hästi neutraalsest kohast võiks seda teha. Kui pole just mingi vägivaldne megasituatsioon või midagi sellist, igal rahu kohast tavaliselt inimesed saavad paremini aru, siis jah, et palun ära räägi minuga nii või näiteks, või palun ära ütle nii näiteks. Ja kui ta siis ärritub selle peale, lase minna, las ta olla, see on tema emotsioon, pole ime, väga paljudel inimestel on ka see keeruline võtta vastu seda, et issand, ma tegingi valesti. Just. Et ma eksisin. Aga see on selles mõttes väga okei on eksida, on ju. Aga lihtsalt, et kui ma näiteks palusingi vabandust sinu käest, et ma piiri ületasin, on ju, sain aru, kuidas sa tahad, et ma suhtleks sellel teemal sinuga, aga ma teen seda veel. Võib-olla ma teen seda refleksist, et ma olen nii emotsionaalseks ja mingi, ma ikkagi tahan öelda ja nii edasi, on ju. Siis on vaja meelde tuletada teisele. Sest et ma olen võib-olla harjunud on ju, olema täpselt nii, nagu ma olen ja ma arvan, et mul on õigus nagu neid asju öelda. Aga mitu korda sa ütled siis näiteks. See on ka teema, on ju. Et kui sa pead ütlema 10 korda, ma arvan, et see on nagu maksimum minu jaoks võib-olla. Kui see on just nimelt see suhtluse teema, et kuidas keegi nagu ärritunud seisus näiteks, mida ta ütlema hakkab või kuidas ta on ju. Et siis seda mustrit sa võiksid nagu aidata teisel murda. Ma mõtlen nagu lähisuhte peale siin näiteks.
või on teatud vaidlused, vaata, mõnel on teatav komme hakata ropendama, võib-olla see on sulle liiga palju näiteks, no või noh, midagi niiviisi, või siis klassikaline üksteise süüdistamine, on ju, selle asemel, et vastutus võtta oma käitumise eest ja anda vastutus teisele inimesele tema käitumise eest, et seda sa nagu ära varastada ei tohiks. Aga mulle tundub, et tegelikult läheb päris hästi sellega, et hakkadki ju, kui ennem ei ole piire üldse paika pannud või isegi ei ole hakanud vaatama, et kuidas ma tunnen või mida ma teen, et see teatud nagu see, mis on see self-awareness, teadlikkus endast, on ju, et mida ma teen ja miks ma teen üldse näiteks neid asju, et kui ei ole sellist enesevaatlust, on ju, siis on võib-olla keeruline, aga kui hakkab natuke tekkima selle sissevaatamine, on ju, et mida ma teen, miks ma teen, siis hakkad harjutama, mingid olukorrad toovad üles mingeid teemasid ja siis ongi praktika ju, on ju, et see on nagu rattasõit või mis iganes muu asi, et sa õpid, terve elu õpid, on ju, neid piire. Ja ma üldjuhul loodan, et need saavad nagu kõvasti mitu dekaadi enne surma selgeks, on ju. Lihtsalt teatud inimestega on nagu erinevates olukordades on erinevad piirid, mida ületada on võimalik. Jah, et sul tuleb ju uusi olukordi elus ette. Et tuleb uusi inimesi ka elus ette, eks, et mingid X-situatsioonid, ma ei tea, mis iganes bussis või kuskil reisi peal või noh, whatever, on ju, et see kogu aeg on see teadlikkus ja ikkagi kõik on ju hetkes, on ju. Jaa. Jah. Aga ikkagi see küsimus ka, on ju, nagu sa ütlesid, et okei, et 10 korda võib-olla väljendan ennast, et võib-olla see on tõesti liig, on ju, et aga mida siis teha, kui väljendadki ennast mitu korda ja mitu korda, et ja sellest ei ole kasu või see ei parane see olukord või... Siis tuleb teha otsus, et mida edasi teha. Aga võib-olla peaks siin kohal ütlema, et kuidas siis piiri väljendada ka. Jah? Näiteks siis teeme selle näite praegu, et Ateena ta räägib minuga sellisel kuidagi toonil ja maneeril, mis on igapidi alandav näiteks minu jaoks. See on nagu põhimõtteliselt võimatu, on ju, aga me toome selle näite. Nii, sest et seda alandavat juttu on, see on hea näide, vaata, seda on tööl väga palju. Jaa, see võib olla nii... Ja ülevalt alla, peened, okei. Ja, et see on oluline teema. Siis tegelikult ma ei saa võtta Ateenat nagu siin näitena, ma võtangi mingisuguse töösituatsiooni, mida ma tihti kuulen teraapias, et inimesed räägivad. Ja siis mina olen see, kellega siis kehvasti räägitakse või kiusatakse, siis ma lähen selle inimese juurde ja ütlen, et täiesti otse välja, et kui sa räägid minuga sellisel toonil ja selliste sõnadega, siis see paneb mind tundma alaväärsena. Võib-olla sa tahad öelda, et see teeb mind kurvaks. Ja minu piir jookseb siit, et edasine suhtlus on ainult läbi sellise vastastikuse austuse. Ja. Ja samas, kui sa jätkad selle piiri ületamist, siis juhtub midagi, et sa pead ütlema selle tagajärje ka, mis siis saab, on ju. No põhimõtteliselt ma võiksingi öelda, et siis ma lihtsalt kaotan igasuguse usalduse sinu vastu ja ma pean juhtkonnaga leidma võimaluse, kuidas mitte sinuga koos töötada. Näiteks, no kui see on võimalik. Suhtes samamoodi on ju, et kui sa jätkad minuga niiviisi rääkima, see kõlab vaata siis, kui sa jätkad minuga niiviisi rääkimast, see on nagu see, et see mõnes mõttes ta ongi nii, on ju, et noh, võib-olla sa saad paremaid sõnu selleks kasutada. Aga põhiline on see, et see peab tulema sinu enda sellest eneseaustuse ja enesearmastuse kohast, eks ju. Ja ma ütlengi niiviisi, et kui sa ületad seda minu piiri 10 korda ja veel ja ma olen väljendanud ennast nii selgelt. Alati võid uurida ka, et äkki sa olid ebaselge, teinekord inimesed ei pruugi aru saada. Igal juhul siis sa saad öelda, et siis ma lihtsalt kaotan sinu suhtes usalduse. Ja kui on väga hull asi, siis ma pean lõpetama selle suhte. Ja, sest et see ei lähe minu väärtustega, minu elustandardiga absoluutselt üldse mitte kokku. Ja nüüd on hästi oluline koht on see, et kui siis sa pead seda ise tõsiselt mõtlema ju ka, sa ei saa öelda, et ma lõpetan selle suhte, kui see ei ole tõde, on ju. Aga kui siis tuleb see uus kord ja see on tõesti märgiline ja tugev asi, siis sa pead minema läbi sellega. Mida sa ütlesid, mis tagajärg on ju. Tegelikult nii on, sest et kui sa seda ei tee, siis sinu sõnad ei tähenda midagi. Tegelikult.
noh, mina olen sellises kohas elus olnud, et ma olen öelnud asju välja ja siis olen lasknud inimesel uuesti endast üle rullida. Veel mitu korda, noh, selles mõttes, et talle ei teki respekti minu piiride osas siis ka. Absoluutselt, et selles ongi see asi, et tegelikult piiride paika panek on eneseaustus ja annab võimaluse austada teisel inimesel sind. Mulle väga meeldis see koht, mis ütlesid, et võib-olla teine ei saa sinust täpselt aru, mida sa mõtled. Et tegelikult see mahaistumine või et võtta see aeg maha korraks ja rääkida, et kuule, minu jaoks on probleem see ja see ja see, et kui sa nii teed, siis ma tunnen ennast nii ja nii ja nii. Et oleks nagu selline suhtlus ja teine saab sulle vastata, mis ta mõtleb või mis ta tunneb või mõtleb, kui ta sind kuuleb, eks ju, et vaata see kuidagi, mis me siin enne rääkisime, et kuidas sa ütlesid selle, et kui ma seda väljendan, kas sa saad aru, et ma väljendan nii või kuidas sa ütlesid, sul olid väga head sellised täpsustavad küsimused, see suhtlus. Et kuidas sa said aru, mida ma sulle eelmine kord ütlesin sellel teemal, et noh, mis mulle näiteks meeldib või sobiks. Ja. Kuidas sa täpselt sellest aru said, sest et tegelikult mina eeldan tavaliselt inimestest igapidi head, saan vastu näppe ka aegalt, on ju. Aga ma eeldan, noh, kõigepealt ma vaatan ise ennast erinevates olukorras, kas tõesti võis öelda, et ma ütlesin nii, et inimene ei saa aru, on ju. Ja mida lihtsamalt ja otsem öelda, seda suurem tõenäosus, et inimene saab aru. Sellepärast ongi need laused, et kui sa teed nii, siis ma tunnen nii ja siis on see tagajärg, on ju. Ja tegelikult võiks ka pakkuda välja alati lahenduse. Öeldagi otse välja, mis siis minu vajadus on, nagu ma selle töö näitel tõin, et nüüdsest edasi võiks olla see suhtlus vastastikuse austuse puhul, on ju. Ja nii on. Töö näitel on veel lahedad need, et kui helistatakse, su kolleeg helistab sulle tööasjus peale tööaega näiteks, et seal saab ka piiri paika panna, et siit alates kella 5 algab minu pereaeg, et ole hea. Kirjuta meil, kui sina töötad sellel ajal ja mina vaatan seda siis järgmisel päeval. Nagu lihtne näide, eks ju tegelikult. Või noh, lihtne olukord. Aga väga hullult ületatakse seda Eestis. Ületatakse küll, jah. Ma mõtlen seda, kui sa väljendad, kui sina väljendad oma piiri mulle, või kui sa väljendad, et kui sa nii ja nii ütled või käitud, et siis ma tunnen ennast niimoodi. Sest et kui sina väljendad oma piiri, siis annad mulle võimaluse siin näha. Sest võib-olla võimaluse siin näha, võimaluse ennast näha tegelikult ka, et minu käitumine paneb sind tundma teatud viisil, on ju, et ma saan siin näha, aga et võib-olla ma isegi ei ole teadlik oma käitumisest. Jah. Vaata, see on ka hästi hea koht minu meelest. Et kui ma käitun teatud viisil või ma olen harjunud või on automaatika, on ju, esiteks, siis ma ei pruugi olla üldse teadlik iseendast. On ju? Nii et sina aitad mulle panna peegli iseendale ja siis loomulikult ennast väljendades ma saan sind näha. Et lihtsalt minu käitumine tekitab sinust sellise tunde, on ju. Et see toob ju kaastundesse kohe. Et tegelikult see et ma üldse ise ennast näen, et keegi paneb mulle peegli näo, et loomulikult mul on kuskil jälle sama kohta, et võimalus mitte seda vastu võtta, minna reageerima ja minna mida iganes, on ju, aga teiseks on mul see võimalus tõesti ennast vaadata, et mis ma teen. Ja mina tavaliselt hoian nagu erinevates olukordades siis meeles või tähelepanu seda, et mis minu suurem eesmärk on. Näiteks siin suhtes on kindlasti seda toita ja hoida pikalt, elu lõpuni, on ju. Tööl on võib-olla, mul on vaja, et mul oleks selline turvaline töökeskkond, mul oleks hea töötada, et ma saaksin kvaliteetselt teha ja nii edasi. Ja läbi selle ma siis otsustan, et kuidas ma suhtlen. Ja siit tuleks näidet, aga samas, kui see on mul see hull naabrimutt, kes on meil 3 autot ära kraapinud, tõeline nagu tõsilugu. Ja kusjuures ise ma arvan, et me oleme nagu nii toredad inimesed ja ülejäänud naabrid ütlevad meile, palun ärge kolige ära, nagu jääge siia. Ja siis on üks, kes on täiesti fenomenaalne. Et temaga ma ilmselt, minu eesmärk tegelikult oleks see, et ta rahuneks maha, on ju. Ilmselt enne ärakolimist, siis ma võin talle öelda ükskõik, mida ma tahan. Et ma lihtsalt toon näite, et kui sa tahad kas suhet hoida või lõhkuda, eks, et siis sa saad valida oma käitumist selle. Ja.
On inimesi, kes kui tahavad... saab valida. Ja kui saab valida. Aga on inimesi, kes tahavad pehmendada absoluutselt kõike. Ja siis nad ei pane üldse piire paika, vaata, kuidas nendega suhtlema peaks või olema peaks, eks ju. Ja siis nad, see on jälle mingi pikk muster, et olla armastatud ja hoitud, et ma ei taha kogukonnast välja visatud olla, nii et sellepärast puuduvad igasugused isiklikud piirid mõnel inimesel. Aga see ju väga suures plaanis hakkab ju lapsepõlvest peale, mis see peremustrid on ja nii edasi, et sealt ju hakkab kõik tulema minu puhul, ma vaatan, et ma saan endast rääkida, et ma näen väga selgelt, kus mul mingid asjad tulevad ja mingid asjad, millega ma olen harjunud alateadlikult ja ma näen seda läbi suhet ja ma teadvustan endale, et okei, et need on niimoodi olnud ja kuskil tasandil ma võtan, et on okei. Et lihtsalt see teadvustamine on hästi tervendav ja hea ja siis ma saan muuta, kui ma midagi teadvustan enne, see on esimene samm, on ju. Ja. Et kuidagi nagu see enda piiride tunnetamine on üks asi, millest me rääkisime, aga teine asi ka teadvustamine, et vaatad natuke sügavamale, et millega ma üldse olen harjunud, et kuidas minuga käitutakse või muidugi ka see, et kuidas ma ise käitun. See on ju nõuab natuke rohkem julgust, on ju, et tunnistada, et näe, mina olen selline või ma teen seda ja seda. Et minu see on hästi oluline vaadata. Ja inimesi on nagu erinevad sorti selles mõttes, et osad on sellised, et mul on teatud reeglid eluks, eks ju, ja sina peaksid ka nende reeglite järgi elama, näiteks. Siis on inimesed, mul on teatud reeglid, näiteks ma panen hullult piire paika, et kui teine inimene tuleb minuga neid paika panema, siis ma absoluutselt ei võta seda vastu, on ju. Ehk siis mul on ühed reeglid, aga sinule on mul teised reeglid, on ju. Ja siis on üldse võib-olla üldse pole reegleid. Nii ja naa, aga inimesed lihtsalt ei saa sellest, me ei saa sellest aru alguses. Ja nagu sa ütled, et nii kui ma saan teadlikuks, siis tuleb selline asi, mida saab teha mõne kuu pärast, siis kui tuleb kevadpuhastus. Ja sa saad oma käitumiste ja mustritega samamoodi teha. Ja kui ma mõtlengi, et nüüdsest hetkest ma luban endale, et ma ei lase enam teistel oma piiri ületada ja hoian seda meeles, et ta ei tea, kus mu piir on, ehk ma pean talle seda väljendama hästi selgelt, hästi rahulikult ja ma teengi seda iga kord ja ma tunnen ennast hästi, aga see algus on selline näiteks minul, kui tegelikult on siiamaani võib-olla ma tunnen mõne piiriga kuidagi nagu, kas see on ikka õige, kas ma ikka võin nii teha, siis mida rohkem harjutad, seda kergemaks läheb, on ju, aga esimesed korrad on nii ütled, jah, eriti lähisuhetes tavaliselt on sellised teemad, et äkki ta ju läheb siis ära, on ju, aga siis ongi see inimene selles mõttes talle, kas ei sobinud see, eks ju, või ta ei ole piisavalt intelligentne, et mõista seda, on ju. See on huvitavad uskumused on ja tulevad üles, et äkki ta siis läheb ära, on ju, et mind ei aktsepteerita sellise nagu ma olen ja mis iganes, on ju, et vaata need põnevad kohad, mida vaadata. Ja ma ei tea, miks mul siit tuli see teema, et suhted ei pea olema ilma tingimusteta. Mina ei lähe selle teemaga absoluutselt kaasa, et kuidas sa saad kaheks elada, eks ju. Kui ta just ei ole täiesti juhuslikult, olete täitsa ühesugused ja kõik sobib ja kõik on absoluutselt super, seda juhtub ka, on ju. Tihtilugu saavad ka erinevad inimesed kokku, eks, ja siis see on okei. Panen oma piirikese, tema paneb oma piirikese. Ja ma ei tea, kas ma ütlesin seda enne, kuid ma olen kogenud, kui mu lähedased inimesed panevad piiri minuga paika, siis ehk teavitavad oma piirist, mul tekib kohe austus nende vastu. Ja. Et kui ma ka näen, et kas keegi tuttavatest laseb nagu kogu aeg piiri ületada ja võib-olla ka mul, me ei ole tegelikult seda nagu saanud nagu nii hullult teha. Aga et siis respekt kaob ja ma ületangi ta piiri. Muudku panen edasi. On sul seda olnud ka? Siukse, nagu... natuke on olnud, jah. On? Jah. Kui ma olen kaitseseisundis näiteks oma lähedase näiteks osas. Ühesõnaga, seda on päris tihti, et inimesed on valinud endale nii halva kaaslase ja siis mina olen see, kes juttu kuulab nagu ülimalt tegelikult ka hea meelega, sest ma hoolin ja siis mingi hetk ma võin nagu liiga palju ütlema hakata, sest et minu selline loomus on nagu üks kolleeg ütles, et sa oled ju sekkuja. Jah, ma olen tõesti sekkuja, eks, et ma pean aru saama, et kus mu piirid on tegelikult, et seda ma praegu õpin küll. Et kus ma teen oma nokakese lahti ja kus ma ei tee. Ma
pidevalt vaatan, et ma teen. Ja samas ma ütlen hästi rahulikult ja ma ütlen nagu tihtilugu ka tundub, et nagu tõe välja on ju. Kas on vaja, eks ju, et las inimene elab oma elu, kui ta tahab olla sitas suhtes, olgu selles suhtes on ju. Keeruline vaadata ausalt öeldes. Õudne. Kui ma ise tean, et noh, normaalne suhe on nagu, ja ma näen, et see on võimalik nagu hoopis teistmoodi. Ja. Et Teena, kuidas sul on täiesti ainult sinu enda piiridega? Et ma toon näite, eks ju. Just oli kellegi vestlus, et ta ületab oma piiri kogu aeg magama mineku ajaga näiteks. Sellised asjad või alkoholi joomisega, tarbimisega. Et sellised asjad tervisliku toitumisega. Et kuidas sul selliste piiridega on? Nagu mis on kehale head, aga vaata tahaks nagu muud moodi teha võib-olla. Et siis tegelikult praegu, kui sa nii küsid, siis sa laiendad minu nagu arusaamispiiridest, et noh, et sa kasutad teisi sõnu, aga ma ei ole mõelnud selle peale, et mu toit või mingid asjad, et see on nagu pigem nagu heaolu, et noh, et piirid, et ma lähen endast üle, eks ju, et noh, sisuliselt on sama, on ju. Jaa, aga piir ongi heaolu, vaata. Sest kui ma panen oma piiri paika, mul on hea olla. Nii võõras mõte mulle. On ju hea olla, aga mul ei peaks olema. Ei, ma võtan see lause, et see mõte, et ma panen oma piiri paika, et siis mul on hea olla. Aga noh, et kui tuua siia toit või uni näiteks või sellised asjad sisse või trenn või noh, ma ei tea, mida iganes on ja nii huvitav minu jaoks see, nad ei ühildu nagu piir ja nagu selline enda stoolitsemine nagu selles vallas nagu. Ta ei ole nagu piir minu jaoks. Saan hea näite tuua. Ma joon kas klaasikese veini või ma joon 13 pudelit. On ju korraga ära. Eks ju, et ilmselgelt ma olen oma piiri igatpidi ületanud, on ju. Ja lõpetan emos oksendades. Ja ma ei tea, millega maa loputus või mis siis tehakse. Et tegelikult on ju piir, vaata. Et sa saad, ma saan ka üle süüa. Ma olen oma keha piiri ületanud. Ta ei vaja nii palju, saad aru. Ma mõtlen nii. Jaa, okei. Kuidas sul selliste piiridega on? Kuulad, mis keha ütleb. Väga hästi on nende piiridega. Aga see on jah nagu selline eluaeg, elukestev nagu enda tundmaõppimine, kui ma vaatan, et tõesti, et ma läbi lähisuhete eriti ma saan aru, et millega ma olen harjunud, mis on mulle nagu kuidagi nagu, ma arvan, et nii on või et mina olen selline, et noh, kui sina tõid selle näite, et sinu peale võib emotsionaalselt, noh, ma ei tea, oksendada, eks ju, siis keep it coming, mina olen see, et minul on ka see sees. Et ja ma olen õppinud ennast tundma või et vaatama, et samamoodi kui ma teen teraapiatööd või teen grupis tööd, on ju, siis alati on mingeid situatsioone, mis nagu nõuavad natukene tähelepanu või teadlikkust, eks ju, et vaadata sisetunde alusel, et mis maalt on liiga palju või mis maalt ma ütlen midagi, mis maalt nagu noh, kuidagi nagu suunan ja kuidagi see on selline tunnetuslik kogu aeg. Et ma olen õppinud ennast siis nagu, ma ei tea, kehtestama, väljendama, mida ma võib-olla kunagi ei teinud, eks ju, et ma olin selline hea ja hell kogu aeg ja kuidagi nagu selline flowing ja ma olen õhk elemendilt nagu see, mul on kui teatud omadus ka, on ju. Ja selles on oma ilu, et ma annan ruumi. Aga siis jah, et see õppimine, et mitte enda arvelt. Et see on ju nii unikaalne igal ühel on ju, et mis oleks enda küsimused, mida inimene saaks endalt küsida, et nagu oma piiride peale mõeldes, et hakata natukene teadvustama neid asju, kui inimene võib-olla ei ole teinud seda väga palju, aga või on teel sellega näiteks, et millistes olukordades ma tunnen, et ma kaotan energiat näiteks, mõnele inimene sobiks see. Millistes olukordades ma teen üht ja samal ajal ma tunnen ennast väga halvasti. Ma arvan sellised. Kas sul on lisada? Ja või et vaadata, et miks ma ütlen jaa millelegi, kuigi ma tahaksin öelda ei või ma tahaksin midagi muud öelda. Noh, mingid sellised väiksed näited on, et lähen, ma ei tea, olen lubanud, lähen kuskile, ma ei tea, peole või sünnipäeval, eks ju, või kuhu iganes on ju. Aga tegelikult tunnen, et issa, ma ei viitsi, ma ei taha, ma ei tea, noh, mis iganes on ju. Et siis ma tegelikult saan öelda, et kuule, et ma täna ei tule. Aga et inimesed ikkagi nagu, ikkagi, siis ma ütlesin ju ja, noh, mis iganes näited on ju, et on sellised elu näited kogu aeg. Et hakata neid asju märkama. Et kus ma lähen endast üle ja selline aja jooksul olen mina õppinud ja jätkuvalt õpin seda,
et julgeda öelda hetkedes, et ma võin öelda ei näiteks. Et anda endale see vabadus. Sest ma ei tea, kust kohast need tulevad need asjad, et ma ei või nagu teatud. Kunagi mul oli täitsa uus see teema, et ma võingi minema jätta või. Et ma kunagi isegi tegin selliseid nagu hädavalesid. Et ma olen haige või ma ei tea, mingi hullu loo jutustasin juurde, vaata, et nagu justkui nagu õigustan ise ennast ja siis ma nagu teisele ütlen ka, ma olen aga tegelikult nagu aja jooksul ma olen õppinud ju seda vale loo esitlemist ka ära jätma ja ütlema lihtsalt, et tead, ma olen nii väsinud täna, ma ei tunne, et ma tahan tulla või et mis iganes, aga et olema aus ja väljendama. Et selline valetamine minu jaoks oli kunagi normaalne. See on hullult lahe näide tegelikult, see on väga tavaline ju, kus tehakse kohusetundest asju. Et kui sa tavaliselt ise ka teed kohusetundest asju, see on see kohusetunne. Mitte see, et see on minu kohus. Mis on nagu meeldiv, vaata, variant. Sa saad erinevalt nagu võtta neid, on ju. Et igal juhul siis sa oled piiri ületanud. Kus ületavad inimesed piire on ületöötamised ja tõesti mitte magamised, oma keha mitte kuulamised tegelikult. Ja ma olen seda palju teinud kunagi. Liiga palju iseenda nagu äraandmine ja nii edasi. Mina näen näiteks, et vahest on olulisem mul valida mingi tegevus või töö, mis on mulle natuke lihtsam, kui mu reaalne potentsiaal on ju. Sellepärast, et see on mulle praegu parem, kuna on selline periood, kus ma vajan nagu, ma pean võtma rahulikumalt. Rahulikult, jah. Et praegu on ka see, et ühesõnaga järjest rohkem, sa pead järjest võimsamaks minema ja edasi kogu aeg, aga kas see on mulle tegelikult hea? On küsimus. Ja. Seda ma järgin nagu sisemiselt ise. Ja. Aga nii toidu kui ka unega ja liikumisega, seal on mul nii head suhted iseendaga, et see tuleb mul hästi loomulikult. Ja kuidas sa oled siis selleni jõudnud, et sul näiteks toiduga, minul on ka, ma tean ka kehaga ja toiduga, samamoodi veega ja veejoomsega, mingid asjad nagu sina ütled, kuidas sina oled selleni jõudnud, et sa saad öelda seda, et nii on nende asjadega? Sellepärast, et ma lahendasin oma liigsöömise juurpõhjus ära. Kõik. Ehk ma kuulasin nagu, kui ma mingit piiri ületan, mis on selle tegelik lugu. Kas see on üks põhjus või? See on üks, mul oli üks põhjus näiteks sellel hetkel, eks ju, et päris see juur, eks ju, et mida ma vajasin, on ju, tollel hetkel ma vajasin turvatunnet, on ju. Miskipärast tundus, et läbi söögi see tuleb, aga see on seotud sellega, et kui me oleme emal rinna peal, siis läbi selle, et sa saad süüa, sa oled ka südame lähedal, sul on turvaline, et see on tavaline põhjus, miks me hakkame seda otsima, on ju, et me mäletame, kuidas see käis. Et näiteks niiviisi olen ma sinna jõudnud. Ja minul on näiteks see, et on kehaga liigsöömisest rääkides lihtsalt, et mina hakkasin tähele panema oma emotsioone, mida ma tõesti tunnen tegelikult selle asemel, et tunda ennast. Ma ei osanud kehaga ühenduses olla, aga siis vaikselt hakkasin õppima ja vaatasin, et kui ma selle šokolaadi sõin ära nii, et nagu leibad ja et okei, ma lubasin seda endale, aga ma olin samas ajal teadlik, et ma teen seda ja söön üle ja mida ma tegelikult tunnen. Ja hakkasin siis nagu sellel hetkel, kui ma sõin oma šokolaadis, hakkasin tundma, et mida ma tõesti tunnen, siis ma nutsin nii sügavalt. Valu oli, kurbus oli, väsimus oli, eks ju, aga et ma staffin selle kõik alla toiduga näiteks minu puhul. Üks näide lihtsalt. See on hästi levinud, see on väga hea näide. Jah. Emotsioonid ongi ka väga hea indikaator. Et on see halb tunne on ju tihti, aga oleneb teemast, sul võib olla mingi muu emotsioon seal taga. Ka. Ja muidugi, absoluutselt. Ja mina koolistasin aja jooksul sügavamale, siis sealt tuli igasugused asju välja, et see ei olnud nagu nii üks ühel, eks ju, et aga see kurbus ja valu all olid muud asjad ja miks ma neid asju tegin, miks ma tundsin valu ja kurbust ja miks need olukorrad olid, et seal olid natuke muud asjad veel all, aga lihtsalt juba, et tunda
selle asemel, et haarata mingisugune toit ja alla seda staffida, et see oli juba väga suur muutus minu jaoks. Vaata, tihtilugu on see ka, mulle on ka öeldud seda, et et kui ongi kokkusaamine, et ei joo alkoholi, see on ju täiesti košmaar Eestis on ja kui sa oled ainus inimene, kes näiteks alkoholi ei tarbi, siis on nagu miks ei võta on ja nagu kuule laske mul olla, ma ei õienda, et sa siin jood on ja kuigi on ka seda ette tulnud olles aus nagu nii, aga et peetakse näiteks seda, et ma söön hästi, liigun hästi, võib-olla et mis sa piitsutad ennast, ela vaata, naudi. Aga seda aru, mina isiklikult naudin seda, kui ma ärkan iga päev üles ja teen oma mingid liigutused, jalutamised, harjutused ära ja ma tunnen, nice, yes, hakkame pihta, tere päev. On, et minu jaoks, kui ma jooks täiega täna õhtul on ju nii, et mul järgmine päev on pohmakas, siis mul on halb olla, ma ei viitsi seda tunda, mulle ei meeldi, on ju, jaa. Aga tegelikult see viib siit sellesse teemasse ka, et on inimesi, kellel eksisteerivadki ainult piirid, mida me võimegi enese piitsutamiseks nimetada. See on see tänapäevase ülitugev fitnesskultuur ja teatud toitimuskultuur on ju, et näha teatud viisi on ju välja, aga jube raske on seda hoida, sest sinu kehal oleks loomulikum mingi teine tervislik versioon sinust on ju. Et selles mõttes liiga palju piire ei ole ka absoluutselt hea. Aga piiride teemal siis kuidagi hüppab see seksuaalsus ka sisse siia praegu minu jaoks. Nii, naiste näited. Naiste näited, just ainult iseendast. No ma ei oska öelda, iseendast ja naistest, keda ma tean, on ju. Meeste kohta mul ei ole sellist infot hetkel, aga kindlasti on. No näiteks, mis sa tood lauale? Ma arvan, minu jaoks oli kõige suurem selline muutus, kui ma sain aru, et ma saan hakata ütlema ei mingitel asjadel on samamoodi nagu lugu või see kontekst on teine, aga et see kuidagi tunne on sama, et aga mulle ei meeldi mingi asi, või et ei, ma ei taha praegu seksida näiteks või mingid sellised asjad, või et ma sain üldse sellise oskuse, et ma võin nagu kehaga väljendada ei ja ma võin öelda välja häälega ei. Et see mulle naisele on selline hästi sügav tervendus olnud, et väljendada seda häält lihtsalt ja piiri paika panna nagu füüsiliselt, et see on hästi sügav tervendus olnud ja paljud on naistel, keda ma tean, on sama asi olnud, et see viha, et see ei, see ma ei tea, sealt tulevad need ärakasutamise teemad ja nii edasi, eks ju, et see on hästi süke ühiskonnas terav teema, ma arvan. On terav. On terav. Mulle on ühesõnaga teraapias tuleb ette naisi, kellel on näiteks ei ole olnud vägistamise kogemus, on ju. Oli hoopis niiviisi, et ütleme, et esimesed korrad või mõni, tavaliselt juhtub kuskil seal noores eas, kus endal ei ole vaata see sisemine kompass, ei ole nagu, tegelikult on paigas, aga ei julge öelda. Asi on selles. Ja ühesõnaga, et noormees on peale surunud, on ju, poistel on ka seal kuskil seal võib-olla 18-19 on nagu suht hormoonid möllavad, vaata, ja nad nagu tahavad lihtsalt saada võib-olla. Ja nad on seksid, kui nad ei taha, on ju. Siis olen nagu ära teinud, on ju. Ja naised siiamaani teevad seda, ma lihtsalt hüppan siia vahele sellega ka. Jaa, teevad kindlasti. Aga siis see hakkab väljendama mingi hetk, ütleme, et kui need on su esimesed seksuaalsed kogemused olnud, et sa ei taha. Ei ole küll hullvärk, on ju, olnud, ei ole nagu liiga teinud otseselt keegi, aga sa lihtsalt ei ole tahtnud, sa oled valmis, võib-olla sa ei mõelnudki selle peale, et seksi peale tollel hetkel. Siis see hakkab väljendama järgmistes suhetes, eks ju, et sa ei taha enam. Jah, sest et see tunne jäi sisse, kui sa ei tahtnud, sa lasid seda teha, on ju, tegid ka kaasa, on ju, ja ju öelnud teisele ei, võib-olla oleks kõik okei olnud, on ju, lihtsalt ütled ei on hästi, siis sul keha hakkab lihtsalt vastu streikima igapidi, hakkab ka võib-olla põletikke tekitama ja nii edasi, on ju, et väljendama, et ei oli see. Ja väga paljud naised on tervenenud niiviisi, et nad lihtsalt saavadki oma uues suhtes, sest et see on normaalne kutt, on ju, öeldagi, tead, ma ei taha praegu, et ütleb okei. Ja, mitte ei tee mingi hullu draamat, on ju. Et mul on nagu selliseid näited, et mees on välismaal tööl,
siis tuleb koju nädalaks, on ju, ja juhtub nii, et sellel hetkel on naisel päevad, on ju, ja ta juhuslikult ei soovi päevade aeg seksida ja siis tulevad sellised laused, et no, miks ma siis üldse koju tulin? No, selles mõttes, et okei. Naine ei ole ärakasutamiseks ja samamoodi mees ei ole ärakasutamiseks. Näiteks, kus meeste piire ületatakse, te võite rääkida, kas seksuaalselt ületavad teie naised teie piire. Aga pigem nagu see levinud on see, et finantsiliselt ületatakse, et naine on nagu puukküürnik on ju, ja mees rapsib, mees teeb absoluutselt, näiteks sellised variandid. Või vastupidi? Vastupidi ka, ja. Ma lihtsalt tahan tuua nagu mehi ka sisse vaatata, sest et ma ei oska seksuaalselt teemal nagu meeste puhul niiviisi, lihtsalt mul ei ole nagu olnud seda kogemust. Ei, aga lihtsalt tõesti, et see piiride teema tuleb rohkem naiste puhul sisse. Et see muster on seda pidi rohkem. Kuigi ma olen kuulnud ka meeste poolt, et tegelikult see juhtub samamoodi vastupidi, et naine tuleb ja naine tahab ja naine võtab, eks ju, ja et mis iganes lugusid on, ju. Aga et lihtsalt see piiride teema jookseb igalt poolt läbi see enda heaolu, enda väljendamine ja just see sama tunne, mis enne ütlesid ka, et kuskil on mingi uskumus, et ma ei või ennast väljendada või ma ei või ei öelda näiteks, eks ju, et miks iganes see siis on. Ja, et mina pean näiteks naisena suutma rahuldada kõik mehe vajadused, kõik eri variantid, mis vähega olemas olema. Ja hästi andav olema mehele, et sest muidu läheb ära, võib see variant, mul tuleb mitu korda see täna, aga seda ma lihtsalt olen kõige rohkem kuulnud, et kui ma nagu mehega piisavalt ei seksi, siis ta läheb seda kuskilt mujalt otsima ja mul on, aga vaata, millisest mehest sa kinni hoiad, anna andeks, eks ju, et kus su standardid on. Väärikus on. Ja, et tegelikult ei peaks seda kartma, ja samas ka mõistma, et võib-olla hästi raske on, kui libidode erinevus on hästi suur. Ja. Naistega juhtub tihti, nii armsad ütlesid, et alguses on kõik sul on super ja siis, kui me kokku kolime, ma ei taha üldse, eks ju, et mul on nagu nii hea lihtsalt niisama olla, et talle piisab sellest jube raske mehele, et see on ka täitsa lõpp, et võib-olla siis naine võiks natuke, seks on väga terve, eluterve, et vaadata, et kas see on, kas tal läheb mingi muster tööle või ta ongi selline ja ongi nii, aga seal, nad peavad mingisugused otsused tegema, et me saame oma piire, tegelikult me võime neid natukene liigutada ka, sest me oleme voolavad inimesed, me muutume. Et see piir, mis mul täna näiteks seksuaalselt on, 10 aasta pärast ma mõtlen nagu, nüüd ma tahan seda, et see on okei. Aga sa ei tohi ennast reeta, vaata. Sa ei saa ennast reeta. Ja seksuaalsuse puhul on kindlasti see, et ma tegelikult juba ütlesin seda, et nagu naine ega mees, me ei ole nagu kasutamiseks, vaid et kui ma seksin oma kaaslasega, siis see on kingitus talle ja see on tema poolt kingitus mulle. Ehk see on nagu hästi hooliv, holistiline, väga armastav asi. Jaa, ta on püha. Ja siis nende piiride raames see, kuidas me näiteks seksuaalselt üksteisega oleme, võib olla nagu väga varieeruv, on ju. Ja muutub, jah. Ja muutub, sest igale ühele meeldib mingisugune oma variant. Ja hetkedes olen ma ise ka teistsuguse, kuidagi anda endale see, mina vaatan ennast, mõtlen, et võib-olla suhte alguses ma olen ühtemoodi, siis aja jooksul ma olen teistmoodi ja see kuidagi nagu on selline, mis see sõna on, nagu liikumine ja muutumine, eks ju. Ja plastiline. Jah, et kuidagi need erinevad hetked, erinevad aastajad, kuidas öeldakse enne suhtes ja kõik need naistel on päevad, ja kõik sõltub või stress ja bla bla bla, et elu lihtsalt. Et kuidagi nagu aru saada, et mitte, et ei pea olema ühteviisi kogu aeg, et ei pea endale ka seda ootust panema, ma pean kogu aeg selline olema. Või et mees peab olema või et seks peab olema selline või lähedus peab olema selline, vaid et kuidagi võtta nagu rahulikult. Ja vabamalt, igal juhul. Naistel on veel hästi palju seda, et nad panevad oma naudingu näiteks tahaplaanile. Olen kogenud absoluutselt. Ja võib-olla nad isegi ei oska meest instrueerida, et kuidas see oleks. Issand, kuhu me nüüd jõudsime selle teemaga. Aga põhiline on see, et eneseväljendus ja see saamise ja andmise tasakaal
varieerub ka, aga võiks ikka lõppkokkuvõttes rahuldav olla sulle. Ma ei taha öelda võrdne, vaata, sest me nagu anname eri viisidel, eks ju, aga see peab olema mõlemale rahuldav igapidi. Ja see laieneb, eks ju, kõikidesse muudesse teemadesse ka, et see ei ole ainult seksuaalsusega, et see on jälle üks osa, üks komponent, aga see andmise saamise, see näide lihtsalt on ju, see tasakaal kuidagi moodi, see tunne peab enda sees olema hea, lõpuks jõuame ikka sama koha peale tagasi. Jaa. Et kui on tunne, et ma annan liiga palju, ma annan nii palju ja ma vastu ei saa, et see on ka nagu huvitav koht, mida vaadata, on ju. Et kas see tõesti on nii? Kus ma tühjaks lähen, miks ma tühjaks lähen, kuidas ma ennast täita saan ja kas ma saan väljendada ennast, eks need on sellised head küsimused. Jah. Ehk siis, see juba läheb sinna, et meil on tingimused suhtlustes. Ja nad on selles mõttes pehmed, austavad on ju, aga on tingimused. Ja. Sa ei pea andma lõputult. Mitte kuskil, see peab olema vääriline. Töötasu peab olema vääriline sellega, mida sa annad näiteks. Võib-olla, aga võib ka olla niiviisi, et pigem niipidi, et annan vähe, aga saan hullult palju. Ja. Sündis uus meditatsioon. Väga hea. Jaa. Okei. Võt selline. Kas meil on midagi kokkuvõtvat öelda piiride kohta? Võib-olla see, et tõesti et see on oluline ära tunda, mis sulle okei ja mis ei ole okei ja ennast väljendada ja harjuda sellega, et ma väljendan ennast ja see on väga okei ja mitte lihtsalt okei, vaid et see on vajalik sulle endale ja see teisele ka. Jaa, see on terve. Ja siis see lõpptulemus on see, et tead, sa kaotad ise vähem energiat. Et sul on mõnus endaga olla ja sa lubad öelda ei, nagu see oli nii hea kirjeldus enne, et sa lihtsalt ütledki ei. Ja vahest sa isegi ei pea, või tihti lugu tegelikult sa isegi ei pea põhjendama ennast. Sa ei pea ennast nagu sirgeks rääkima nii-öelda. Et jaa. Ja on ju see ka, et kui ma ütlen ei, siis ma ütlen tegelikult millelegi jaa. Ehk et ütlen ise endale jaa. Kuidagi see ka siia juurde tuua.